Marge Kroonmäe, ma palun. Tuleb härjal kohe sarvist haarata, et ma olen nüüd kimbatuses, mis me selle ajaga teeme, hea moderaator. teeme. Et aga katsume hakkama saama, päris ravimireklaamiks ka nagu ei taha minna. Aga lõuna on püha, nii et püüame hakkama saada. Et tõepoolest sain ülesandeks sellel praktikakonverentsil käsitleda, lahata, peegeldada, kõneleda praktikast läbi akrediteerimise tulemuste või praktikast akrediteerimise tulemuste sees. Ja korraldajad palusid tegelikult sissejuhatuseks meenutada või rääkida ühe loo iseenda praktika kogemusest, et mul oli neid 2, ma ei tea nüüd, kas ma mõlemat jõuan, aga tahaks, aga siiski ühe vähemalt. Mul puudub õppijana praktika kogemus kutseõppeasutuses. Minu praktika kogemus üliõpilaspõlvest oli õppeasutuses nimega, mida noored kindlasti ei teagi. Eduard Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut, õpetaja praktika ja ma mäletan oma mitmest õpetaja praktikast perfokaartide täitmist ja sinna perfokaartidele tuli kirjutada minutilise täpsusega tunni planeerimine. Näiteks tervitus 1 minut. Siis seal sissejuhatus teemasse 5 minutit. Ma vihkasin seda. Need perfokaardid tuli pärast panna vastavasse kasti, selline perfokaartide kast. Aga kui ma hiljem asusin õpetajana tööle, siis ma ei saa öelda, et see oli täiesti mõttetu või kasutu. See siiski õpetas olema hästi ajaraamides. Teine kogemus praktikast, kui ma läksin tööle kutseõppeasutusse. Ma läksin sinna tööle kevadel, kui oli käimas kooli lõpueksamite periood ja 2-3 päeva pärast oli võimalus istuda eksamikomisjoni laua taga. Hästi lühidalt, aga kogemus oli senini väga mõtlema panev. Noored kaitsesid praktika selle lõpueksami sees ka oma praktikat. Ja üks noormees rääkis praktikast, et ta oli Tallinnas praktikal ühes ettevõttes. Praktika oli raske, keeruline ja ta pidi vaeva nägema, et seda praktikat lõpetada. Kui komisjon, kus viibis ka tööandjate esindaja, hakkas siis täpsemalt uurima, et kuidas täideti praktika ülesandeid ja kas ja mil moel on õpiväljundid saavutatud, siis selgus hale naljakas või kurb naljakas tõsiasi, nimelt kangastus komisjoni ette piltfilmist Noor pensionär. See noormees oli olnud praktikal kolimisfirmas, tassides mööblit üles alla korrusmajadest. Eriala, mida ta õppis. No, nüüd on selline ülesanne, et kas on seoseid või ei ole, aga tegelikult oli logistika. See pani mind tõesti mõtlema, et see ahaa-efekt, mis oli selle komisjoni laua taga, ei olnud tegelikult naljakas. Asi lõppes sellega, et võeti ette järgmised õppijad ja see poiss saadeti hetkeks ukse taha ja siis võeti ta uuesti ette ja siis paar tundi veel käis siis see hekseldamine. Äärmiselt mõtlema panev, aga läheme akrediteerimise juurde. No selle ülesande lahendamiseks siis piltlikult ongi siis see, et teie ees on akrediteerimise tulemused. Ma ei räägi sellele saalile täna, mis on akrediteerimine. Ma arvan, et kui siin paluda kätt tõsta, kes on akrediteerimisega kokku puutunud nii seest kui väljas, siis tõuseb siit käsi enamik saalist. Et teie ees on 3 aasta akrediteerimise tulemused täpselt nii palju, kui neid siis tänaseks hetkeks on. Ja siia lisaks veel 34 kooli aruannet, kuidas kool räägib oma õppekasvatustööst, kus ei ole veel tegelikult jõutud otsusteni. Ja kas, kuivõrd ja mil moel peegeldub siis siin see praktika roll?
see, et see praktika on oluline ja see, et sellele praktikale nii sise kui välis selline analüüs või pilk aeg-ajalt heidetakse, on oluline ja see tuleb selles mõttes väga selgelt välja tagasisidest, mida me akrediteerimise käigus küsime koolidelt endilt. Ja koolidelt see tähendab siin kõikidelt nendelt osapooltelt, kes osalevad intervjuudes hindamiskomisjoniga. Alates õppijatest, lõpetades koostööpartneriteni, näiteks kohaliku gümnaasiumi või minu pärast kas või on ka meil näiteid volikoguni. Mõned näited. Ma nimelt valmistudes selleks praktikakonverentsiks vaatasin niimoodi tagasiulatuva pilguga tagasisidesid erinevatelt aastatelt ja võib öelda, et sirvisin või niimoodi pisut fokusseeritud mõttega vaatasin uuesti üle teatud valiku nii koolide kui komisjonide aruannetest. Ei pretendeeri mingile teadusanalüüsile, vaid läbi erinevate aastate, läbi väga erinevate õppekavarühmade, nagu te tulemustes nägite. Aga see, et seda praktikat rõhutatakse ka tagasisides isegi nii, et õppija ütleb, et veelgi rohkem oleks võinud komisjon praktika kohta küsida. Et see on hea peegeldus ja õppetund kindlasti ka siis, kui me valmistame ette neid komisjoni liikmeid. Et õppija tahab tähelepanu kooli erinevates protsessides, sealhulgas ka välishindamise protsessis osalemist, tuleb ka selgelt esile. Siin on vaid mõned ilmekad näited. Eelesinejad, et üha enam, ma julgen öelda, et üha enam tuleb välja see, et õppija ei ole enam sellises stereotüüpses mõistes põhikooli lõpetanud juntsu, eks, vaid esiteks on väga selgelt, et õppija vanus kasvab ja nüüd nii koolide enda kui välishindamise kontekstis on ääretult oluline, et seda ka pandaks tähele, et seda ka arvestataks, et õppija on erinev. Õppija on täiskasvanud õppija on tsükliõppes, nagu me kuulsime ja väga sageli nii kool kui komisjon tegelikult unustab selle ära ja keskendub vaid sellele põhikooli õppijale. Ja siis me ei saagi nagu täit pilti. Ja kaasake õpilasi nii koolides, komisjonidele me tuletame seda ka kindlasti meelde, et õppijatel on päris teravaid ja nutikaid ettepanekuid ja võib-olla on tunnetatav, ma ütlen võib-olla, aga see on selline tunnetatav nagu natuke selline jänu, et keegi tuleks ja vaataks ja küsiks ka õppija arvamust. Täpselt samamoodi õpetaja tahab rääkida oma tööst, sealhulgas praktilisest tööst ja õpetaja tahab, et ka keegi väljast läheks ja vaataks, mis toimub praktikabaasis ja õpetaja tahab seda vahel rohkemgi kui kooli juhtkond. Õpetaja peab tähtsaks koostööd tööandjatega. See on täiesti selliste tsitaatide või erinevate näidete varal tuleb sealt väga selgelt esile. Ups, mis see nüüd oli? See vist ei olnud nii mõeldud, aga no ma ei saanud seda jätta panemata, seda halli osa, et eks selle akrediteerimisega on ka sedasi, et see on siiski välishindamine, aga ma rõhutaksin siinjuures seda, et ka vahel õpetajal on see soov, et ta tahab arutada, kas siis tööandjatega, kes komisjonis on, või õppekasvatuse ekspertidega, kuidas asjad tegelikult on. Võib-olla seal on mingid mõtted ja võib-olla nende mõtete teostumiseks on mingid barjäärid kuskil. Ka juhtkonna liige, et kui vahel komisjonid kipuvad minema sellest õppekasvatustööst kuidagi fookusest välja, siis juhtkonna liikmed ikka ütlevad, et kõige tähtsam protsess koolis on õppekasvatusprotsess ja sellel see tähelepanu peab ka olema. Ja loomulikult õppekasvatusprotsessi osa lahutamatu on praktika.
et seda koostööd rõhutavad tegelikult kõik osapooled, ka praktikaettevõtete esindajad, kes ka osalevad akrediteerimisprotsessis kooli intervjuudes. No siit tegelikult paljudele teile tuntud slaid, aga olgu ta siis nii, et see õppekasvatusprotsess on ka akrediteerimises ehk välishindamises selle protsessi süda ja olgu siis see definitsioon, et akrediteerimine on sisehindamisele, enesehindamisele toetuv välishindamine, siis ma lahkan täna ka sellest aspektist eelkõige, mida peegeldavad akrediteerimise tulemused õppekavarühmade endi aruannetes ehk kuidas koolid ise hindavad praktikat. Võtan just nagu selle fookusesse. Ja et see õppekasvatusprotsess oleks kvaliteetne, siis seda peab juhtima ja eest vedama. Selleks peavad olema meil inimressursid, selleks peavad olema meil koostööpartnerid ja selleks peavad olema meil ka muud vahendid. Vaid siis saab ta anda need tulemused, mida me oleme oma kutsehariduse ette seadnud. Nüüd väike lihtsalt sõnavahetus ja paneks selle südame sisse sõna praktika. Siit minu esimene soovitus teile, täna on aeg nii napp ja piiratud, et võtke see kaasa ja minge koolidesse, proovige teha, te olete teinud nüüd siin ligi 20 õppekavarühma aruannet. Proovige teha see praktika akrediteerimine enese hindamises. Kas siis õppekavarühmas, pärast tulete kuskile kokku arenguseminarile, panete erinevad õppekavarühmad kokku, teil on erinevad õppijad ja teile tulevad väga selgelt sõelale, kus on need kitsaskohad, kus on need probleemid ja väga häid ideid, kuidas saaks koos paremini edasi. Kes teil praktikat eest veavad? Kes on need inimesed ja kuidas te neid inimesi arendate, kes tegelevad praktikaga? Nii koolis kui praktikabaasis. Kellega te teete koostööd tulemuslikuks praktikaks? Kuidas on teil lood vahenditega? Ja kas see praktika annab need õpiväljundid, mida te olete omale ülesandeks seadnud? No ja nüüd siis teine osa selline hästi lühikene või pigem selline konkreetne, me ei saa üldistada, ei ole teadusanalüüs, aga väga huvitav on lihtsalt tagasivaates sirvida nii-öelda vanu aruandeid. Tehke teie ka, võtke eelkõige oma kooli aruanded, võtke minu pärast meie andmebaasist, kus on olemas kogu see maailm, teiste koolide ja komisjonide aruandeid ja vaadake, mida nemad on praktika kohta kirjutanud. Ma arvan, et mingi 50 ma küll vist vaatasin läbi, aega oli ka. Et te hindate ennast esmalt hetkevaates ja siis te kirjeldate sellest hetkevaatest tulenevalt arenguvaadet. Mina sain nagu sellise pildi väga erinevate erialade põhjal. Juttu saab olla ja peab olema. Ei saa ükski kooli aruanne olla see, et ta ei räägi sõnagi praktikast. See lihtsalt ei saa nii olla, sest et hindamiskriteeriumid on vastavalt seatud ja sätitud. Aga see koht, kus esmalt praktikast rääkida, on siis õppekasvatusprotsessi planeerimise osas ja õppekasvatusprotsessi korralduse osas. Loomulikult ka koostöö osas. Siis väga palju räägitakse praktikast just selle korralduse koha pealt ehk et dokumentatsioonist. Pea igas aruandes, lühemaid, pikemaid kirjeldusi, kuidas on dokumentatsioon paika pandud. Vähim saab olla see, et koolis on kehtiv õppekorralduseeskiri, mille üks osa on praktikakorraldus, punkt. Ja siis selliseid pikemaid. Rääkides siis, et mis on see dokumentatsioonipakett, mida õpilane võtab kaasa, kui ta läheb praktikale, kuidas peetakse või hallatakse seda tohutut hulka praktikalepinguid kuni siis statistilise ülevaateni kooli nõunike kogus, vanasti nõukogus. Üha hõredamaks jäi mul neid lauseid noppida siis, kui on see rakendamise pool. Ehk et kuidas siis seda praktikat ellu viiakse. Siis juba tuleb neid lõike ja lauseid hõredamalt.
küll aga mõned sellised hästi põhjalikud kirjeldused või siis pigem siin juba julgen öelda sellised napisõnalised, et kool abistab õpilast praktikakoha valikul. Ja kuidas siis seda kontakti võetakse ja luuakse ettevõttega. Päris palju on lugeda tunnustatud ja atesteeritud praktikabaasidest. Ja siin mõned sellised näited. Nüüd mida sinna lõpupoole ehk et ühel hetkel kool ju analüüsib ka seda, kuidas hinnatakse seda praktika tulemuslikkust, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist. No siis oli juba selles mõttes, et jõudis juba sama aja jooksul üsna palju aruandeid läbi vaadata ja ei saanud sinna mustandi paberi peale ühtegi lauset. Või siis sai, et õpilane kaitseb praktikat ja kuidas siis see praktika kaitsmine välja näeb. Aga ma jätan siinkohal selle näite pisut kauemaks, et üks väga selge analüütiline selline arenguring tuleb siit juba välja, kuidas oli varem ja kuidas on nüüd. See näitab, et koolis on olnud see praktika tähelepanu all. Kindlasti on siin saalis inimesed, kes tunnevad selle lause ära. Sõnasõnaline näide õppekavarühma aruandest. Kuidas lood arenguvaatega? Peab tõdema, et siin ma jõudsin läbi vaadata veel rohkem aruandeid, sellepärast et kus ma sain sinna mustandi paberi peale mõne arenguvaate või mõne perspektiivi või plaani praktika kohta, oli veelgi hõredamalt. Väga hõredalt. Küll aga päris mitu sellist kordust, et teha siin see mustaks, oli praktikajuhendajate koolitamine. Et koolid on hakanud sellele tähelepanu pöörama ja see on siis see arenguvaade või siis see arendustegevus, et hakatakse praktikajuhendajaid koolitama. No nipet-näpet muud ka. Aga valdavalt. Ja vähe sellest, et te kirjeldate ja analüüsite, te ka hindate, et see õppekasvatusprotsess üleüldse sellest 139 pluss 34, mida tegelikult täna saab analüüsida, on üsna kõrgelt teie endi poolt hinnatud. Oluliselt kõrgemalt kui näiteks tugisüsteemid. Ja see on ka täiesti loogiline, sellepärast, et kui te panete tugisüsteemides, et täna on midagi vajaka, siis te arenguvaates ju plaanite. Ja siis ongi see õige ring. Aga praktika koha pealt paraku oli hõre. Väga huvitav, kuidas peegelduvad vastu komisjonide aruanded. Kas see on sama või mis pilt sealt vastu vaatab? Sealt vaatab vastu see pilt, et komisjoni on veennud, et see kool on selles õppekavarühmas igati tubli ja jätkusuutlik, kui see praktika on nii. Aga vaatamata sellele ikka ju komisjon annab soovitusi ka. Ja siit edasi siis täiesti vastupidine pilt koolide aruannetele peegeldub vastu komisjonide aruannetes, kus ma arvan, et ei ole ühtegi komisjoni aruannet, vaadake oma aruanded läbi ka, kus ei ole sõnagi juttu või ettepanekuid või soovitusi või neid arenguvaldkondi toodud välja praktika kohta. Sõltumata sellest, mis on see akrediteerimise tulemus. Et see näitab muidugi seda, et te olete kooliga koos või tähendab, et kool ja komisjon on sellest praktikast rääkinud ja see on fookuse all ja seal on see king, mis pigistab mõne koha pealt, mõne otsa pealt võib-olla päris kõvasti. Et need on lihtsalt ka siis väljavõtted või laused erinevate komisjonide, erinevate koolide hinnangute kohta väga erinevatel erialadel. Kas ei ole see kommunikatsioon piisav või on ta ühepoolne, et vaat siit ongi, koolil on see dokumentatsioonipakett kõik väga valmis, aga kuidas see jõuab sinna tööandjani ja sinna praktikabaasi, seda nagu, see jääb nagu õhku.
päris palju leidis ka mõtet erinevates sõnastustes, et kuidas on see praktika ajaline jaotus, et kas see õpilane läheb praktikale siis, kui ta tõepoolest on läbinud need eeldusained selleks praktikaks. Ehk et kuidas see praktika dünaamikaga kasvab läbi erinevate õppeaastate. Ja nüüd, et taas see paralleel koolide aruannetega, et eriti rohkesti tuleb neid komisjonide soovitusi, ettepanekuid ja arenguvajadusi välja sealt, kus koolid ise olid kõige napisõnalisemad. Ehk seda, kuidas me teame, kas praktikal saavutati need õpiväljundid või ei. Ehk et see praktika analüüsi ja see tulemuslikkuse hindamise pool on see, mis nüüd omakorda sellest praktika ringist nagu esile tõuseb. No seal on veel mõned sellised, mida me võib-olla ka töötoas jõuame ehk rohkem lahata, et kuidas me ikka tagame selle, kas kõik õppijad saavad praktikale, kas kõik õppijad saavad ettevõttesse praktikale, et siin on tööandjatel omad mõtted öelda ja selline päris pikk arutelu võikski olla ainult sellel teemal. Kokkuvõtvalt. Akrediteerimises paistab, et Eesti kutsehariduses praktika täna on valupunkt, praktika peab olema tähelepanu all nii koolides sees kui komisjonide poolt ja just see, et see koostöö tööandjate ja kooli vahel oleks sisuline ja hõlmaks praktika kõiki etappe, praktika planeerimist ja ettevalmistamist, praktika läbiviimisel, selle praktika monitoorimist ja seiramist, praktika tagasisidestamist kõikide osapoolte poolt ja praktika tulemuslikkuse hindamist. Saame siit kokku need kõikidele tuntud tähed. No siin oli juttu ka sellistes Euroopa koostöövõrgustikus osalemisest, siis ei mingit uut jalgratast ei ole meil Euroopas ega maailmas. Kui te pärast selle slaidi saate, siis klõpsake selle kvaliteediring, seal tuleb hiina keeles ka. Aga ei midagi keerulisemat kui ikka see, et planeeri, viise ellu, analüüsi, kuidas läks ja sellest võta õppust ja mine uuele ringile. Kõik siinkohal.